ver, aproveche, señora. Checa, checa, mira. No nii, väike õllepeatus siin. Pole mitte ilus. No, gracias. ¿Qué será? Me bailo con abandono. Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción de ser feliz sin ninguna razón. Guambas y acordeón y un buen charangón. Maailma kõige turvalisem kant see just ei ole, kus me lähme, aga ega me nõrgad ei ole. Küll me ellu jääme. Kahjuks peame hüvasti jätma San Cristobal de las Casasega ning Chiapase osariigiga. Siin oleks olnud väga palju rohkem seiklemist. Keerame nüüd auto nina hoopis tagasi Mexico City suunda, kuid seekord liigume juba teisi teid pidi. Kõigepealt sõidame Chiapase mägedest alla, siis juba väike suts Tabasco osariiki ja siis jõuamegi juba palavasse Veracruzi. Meterle jonrons a los gringos, sabía que eso era lo mío. Radicamos en San Diego, en la Angelina, el Jalecito. Siempre listo y bien activo, saben que soy un peligro. Con Dios bien encomendado por si hay un imprevisto. A mi jefe lo atoraron los gringos que son llamados. Le tocó la mala al viejo, pero nunca nos raja. Tänane sõit on kokku 620 kilomeetrit. Teed on täitsa head ja keskmine kiirus on vist meie reisi parim. Mi familia, yo los amo y por ellos doy la vida. Una especial niña, mis abuelos que me cuidan desde arriba. Y así suena. Sõidame ka üsna lähedal Mexico lahele, kuid seekord sinna äärde välja ei jõua. Tänase päeva jooksul oli meil kokku umbes 6 või 7 kontrollpunkti. Ainult ühe härraga sai inglis keeles asjad aetud. Ülejäänud kordadel pidi hakkama saama espanjoliga. Üldiselt probleemne polnud ning ebameeldivat suhtumist ka mitte. Enne kui jõuame aga oma sihtkohta Orizabasse, teeme Cordoba nimelises linnas kiire Mexico Mäki ning siis juba võiduka lõpuni. Cuido a mi familia, yo los amo y por ellos doy la vida. Una especial niña, mis abuelos que me cuidan desde arriba. Jõudsime siis Orizaba Poliforum. Siim, oskad rääkida, mis siin on? Ei, ma ei tea. Siin on mingi ilus maja. Ja see oli kunagi mingite rikkurite, ma saan aru, nagu loss. Siis oli see mingi aeg vanade kodu ja nüüd on igasugused ärid on siin vist. Ja siis me vaatame, mis siin on. Ilus aed on ja ilus maja on ka tõenäoliselt. See oli siis kunagi siin vanade kodu olnud jutude järgi. Väga ilus koht, väga puhas, ilusti hoolitsetud. On tohutul hulgal igast söögikohta ja värke. Aga võib-olla isegi võtame kuskilt väikse õlle ja leidsime siin Poliforumis sükse terrassi, baari ja mõtlesime, teeme peatuseks paar õlut ja võtsime siin erinevaid asju. Õllehinnad on 40 peesot või siis 35 peesot. Selline näiteks Pacifico Clara ja meie raha see teeb siis 1,65 eurot ehk siis puhta muidu. Ja mõtlesin, proovin siin populaarset Mexico jooki, micheladat. See on niimoodi, et soolaga on see äär tehtud. Siin sees kõrre otsas on oliivid. Ja asja point on siis niimoodi, et seal sees on mingisugused vürtsid ja chillid ja asjad ja siis kallatakse niimoodi õlut peale siia.
ja selline huvitav jook. Ütleme niimoodi, et see asi vajab harjutamist, pole nagu päris kodune värk, aga huvitav. Kui terve päev näitas auto üle 30 kraadist palavust, siis siin mäenõlvadel Orizabas on alla 20 kraadi ning hakkas ka vihma sadama. Järjekordselt jõudsime ühe päevaga läbida justkui mitut kliimavöödet. Orizaba linn asub 1200 meetri kõrgusel merepinnast Veracruzi osariigis. Siin elab 120 000 inimest ning koos äärelinnadega lausa 462 000. Siin on üsna ebatavaline kliima. Suvekuude jooksul sajab keskmiselt 26 päeval 30 vihma. Talved on palju kuivemad. Orizabast kõigest 25 kilomeetrit loodes asub ka Mehhiko kõrgeim mägi, 5636 meetri kõrgune Pico de Orizaba. Ja oleme jõudnud Orizaba linna, Pueblo Mágico, Veracruzi osariigis. Bienvenidos, Orizaba. Aga ilm on siin, eile oli pilves ja täna on pilves ja lugesime internetis ka, et ega siin on väga palju sajab vihma aastaringselt ja eks on siuke kant, kus mäed algavad ja koguvad pilved kokku ja siin ongi tihti pilvine. Ja siin Orizaba linnas on huvitav see, et siit jookseb siuke jõgi läbi ja jõeäärne promenaad on siis nagu nii-öelda tehtud, kus saab kõndida ja seal on täiesti avatud nagu loomaaed. Üks, mis siin linnas paistab olevat õigel kohal on, et lastele on siin küll palju tegevusi mõeldud, juba näiteks loomaaed ja siin on neid mitmed mänguväljakud ja isegi mingi dinosauruste park suur ja et väga palju lastele ka mõeldud. Igast nookalised vaatavad, kurat, nii valget meest pole enne näinud siin. Väga mõnus on, vaatad inimesed koristavad siin, on tõesti puhas ja nagu hoolitsetud. Et seda ei ole siin väga palju kohanud siin teistes väikelinnades, kus me oleme käinud. Väga vinged. Kõik on roostes igati pidi see sild ka. Pull on see, et jalutad siia äärde lihtsalt ja kõik see on tasuta. Me oleme juba siin vasti, ma arvan, pool tundi jalutanud ja me oleme vähem kui pool läbi käinud. Nii et siin on päris pikalt saab aega veeta. Natukene kohaliku arhitektuuri. No ja siit on siuke hea võimalus üle jõe minna, et ei viitsitud silda teha, siis siit saab ilusti üle jõe mindud. No nii, ma proovin mitte vette kukkuda. Suurem samm. Ja see loomaaia osa läheb siis teiselt poolt jõge ka veel edasi. Mõlemal pool ääres on siis Orizaba, pöial püsti. Perro. Ära jama, Perro. Ma pean tagasi tulema. Mingi Perro tuli mul siin vastu hakkas aukuma. Läksin vist tema alale liiga lähedale. Vaat seal. Aga ega ma poleks võlgu ka jäänud, kui oleks asi tuliseks läinud. Oi, see oli see suure sammu koht. Oi, siin puuris on üks Euroopa kiskja.
võimas pilt on näha küll neid loomi, aga Siim, sul on... Kahetised tunded on väga hea, et nagu tore on näha, aga kahju on ka näha, et nad peavad siin niimoodi kinni olema. Aga me ei saa selle vastu midagi teha vist? Toome mingid käärid ja lõikame augud sisse siia kuulda. Ei, ma arvan, et nüüd jõudsime siia alguspunkti tagasi ja äkki leiame mingi pelliku kuskil ja siis lähme siis proovime Kondliga üles sõita. No nii, jõudsime siis Kondli peale, 100 peesot oli nägu. See teeb siis mingi 4,50 äkki. Sellega saab siis üles ja alla ka. Ja ruumi on. Saime siin privaatsõidu jälle, nagu me juba harjunud oleme põhimõtteliselt. Ainult seal Sumidero kanjonis ei raatsinud rohkem välja käia. Kuigi tegelikult rahamuresid ei ole. Absoluutselt. Ja eks ta nüüd kohe võtab hoo sisse ja saame ilusad vaated Orizaba linnast. Seguido me verán por LA navegar con un perfil bajo de andar. Traigo placas verdes buenamente siempre al frente y bien pendiente listos para accionar. No soy de problemas pero si buscas la encuentras la pacada nunca de faltar. Y bien placos son en el Acura 905 les de arremangar. Ey, siempre con mi Dios y mis sanjuditas a la orden del viejón. Y con mi compita que no falte mi amor. Ella es muy bonita, sabe que la cuido yo. Porque la prende la puma, la pasa la para elevarnos un rato. Nos vamos de antro. Muy destapando, siempre enfiestado, pakastronando y en arrancón. Ja jõudsime selle Kondliga siis siia mäe tippu ja paar kraadi on vist isegi jahedam siin kuidagi. Mis sa, Sander, arvad? Tundub küll, et paar kraadi on jahedam, ma olen täitsa nõus. Ja, aga siin on täitsa kena värk, siin on igast poed ja lastemängualad ja jälle nagu kuidagi palju tegevust. Aga siin ringikäing on ilus, see mets on siin täitsa ilus, siin on nagu kerget viisi niiske džungli vibe. Siin sussidega oled peal ilusti ja näeb siit läbi. Päris kenad vaated ümber ringi muidugi. See hoiab igaks üks ääres kinni. No Sven, kus on? Kas on natuke hirmu ka? Ei ole eriti. Aga kuidas vaated on? Väga ilus. Ja, väga ilus. Siempre enfiestado, pakastronando y en arrancones me ven zumbando. Muy destapando, siempre enfiestado, pakastronando y en arrancones me ven zumbando. Siga la fiesta. Ja leidsime siin mingi grillikoha siin kodule päris lähedal ja Sander võttis ribisid, Jarmo võttis ribisid. Ja, krassis. Sven võttis kana ja me Siimuga võtsime kilo brisketit 2 peale. Serveerija siin tükeldas selle siin meil koha peal niimoodi valmis, valas mingit sousti peale ja nüüd maitseme ära. Kõrvale kõigil on papas fritas, friikartulid. Maitsevad väga hästi, nii et laseme hea maitsta. Tulime veel siin Orizaba linna õhtul jalutama natukene, toa saaks igav. Ja vaatame siin ilusaid hooneid ja tuiame natuke ringi lihtsalt. Vihma sajab natukene, joped seljas. Korralik Eesti jaanipäev. Mingit sentro on siin on ilus kirik, värki-särki, ilus hoone, Gran Cafe ja võtsin omal õhtusöögiks molletes, mingid saiad, kus on juust, sink, uba, värgid-särgid.
toodi veel teravad kasted kõrvale ja tellisime siia veel 2 Bohemia õlut ka. Bohemia Oscura ehk Bohemia tume. Ja täitsa tipp-top. No nii, mulle toodi siia, küsiti, kas tahan natuke teravust ka juurde. Ma ütlesin mas picante ja mulle toodi niisugust tumedat kastet siia, mida ma panen siia natukene peale niimoodi. Ma ei tea, mis mind ootab muidugi, aga proovime ära. Teravast on tunda, täitsa normaalne amps siin õhtul. Väga hea. No nii, kiire majatuur ka teile kõigile siis. Seal on näha, oleme ilusti kaitstud, elektrikarjused, okastraataed, värki-särki. Ja siit saab niimoodi tuppa. Siin on siuke esik. Vannituba, suur eluruum, suur söögilaud. Seal meil on üks lemmikloom. Siit saab veel teisele korrusele. Siin on väike telekaruum. 2 voodit. Ja siin on veel eraldi vannituba. No Siim, näita, kus sina magasid. No, lähme edasi. Ei olnud väga pehme. Väga pehme. Ei ole väga lai ka. Jaa, aga siin on siuke suur aken. Siit näeme natukene mäge ja natukene linna. On ka eraldi vannituba. Ma just mõtlesin väga hästi seda maja kirjeldada niimoodi, et see on nagu täiesti keskpärane. Siin ei ole mitte mingit midagi erilist, mitte mingit isikupära. Lihtsalt üks betoonkarp, kus saab ööbida. Et ei midagi erilist. Ja siit on üks korrus veel. Siin on veel siuke suur magamistuba. Jälle eraldi vannituba. Aknast jälle sama ilus vaade. Ja sellega see pull siin meie majas piirdub. On aeg edasi minna. Läheme Puebla linna poole. Vaatame, mis seal on. Ja siis sõidame edasi järgmise ööbimiskoha poole. Täna on meil ees 370 kilomeetri pikkune autosõit. Sõidame mägedest üles, näeme teedelt võimsaid vulkaane ning jõuame lõpuks Amate Amarillo nimelisse väiksesse külakesse. 370 kilomeetrit ei tundu üldse palju, kuid sattusime kiirteel olevasse ummikusse, kus kaotasime vähemalt 2 tundi. Lõpuks leidsime võimaluse ringi pöörata ning valisime väikse külatee, mis osutus väga põnevaks. Põnev just nimelt sellepärast, et nii järsul ja kurvilisel teel polegi me vist kunagi nii pikalt üles sõitnud. Peugeot jõudis edasi minna vaid esimese käiguga ning teatud hetkedel oli kuulda justkui mingit käigukasti ragisemist. Ärge autorendile sellest rääkige. Sõidame vaid umbes 50 kilomeetrit Orizabast edasi ning jälle on kliima täiesti teine. Taevas on täiesti selge ning temperatuur üle 25 kraadi. Loodus ei ole enam nii roheline, vaid palju kuivend. Uskumatu. Lõpuks sõitsime kokku põhimõtteliselt terve päeva ning ööbimiskohta jõudes ei läinud enam kaua aega, kuni päike juba loojus. Kui siiamaani pole keegi meid rünnata proovinud, siis nüüd see juhtus. Üks korralike sarvedega pull lasi pea alla, võttis paar sammu tagasi ning hakkas jooksma meie auto suunas. Mina ja Sven nägime seda tulemas ning ehmusime tõsiselt. Tahavaatepeeglist aga nägin, et õnneks arvestas ta oma rünnakut natuke valesti. Muidu läks vist sarvedega läbi külje ukse Svenile kintsu kinni jooksma.
Keskkoht paistab siit kohe selle kena vannituba. See tõesti läheb isegi visaks selle. Jaa, ma ei tea isegi. No jälle teed see visakas jah? Siin on siis 2 laiuvoodid, väike balkon. Ja siin ka omaette vannituba. Ma just tuleksin hakanud siit välja. Tule välja, mis teha. Tervitame kõiki koduseid, kes lund roogivad juba. Ma ei tea järgmine roogime. Jah. Ja nüüd oleme siin kuskil keset märavõrgud. Tegime oma plaani natukene ümber ja jõudsime siia oma. Siin on nagu oma jacuzzi kohe. Vesi on täitsa okei temperatuuriga ja maja on päris vahva. Te conocí en la disco cuando te saqué a bailar. Después de unos tragos te pones a bellaquear. Súbete a mi carro y lo vamos a un lugar. Hacemos lo que hacemos en la oscuridad. La ventana se me empaña. La voltemos hasta mañana. Ella no quiere que me vaya. Tu sentimiento la engaña. Ella es bien friki, ella es bien culona. Cuando te perreo, mami, tú te enamoras. Cuando ella me mira con otra se pone loca. Ella busca amor, yo le doy otra cosa. Oleme siin ööbimiskoha lähedal. Arheoloogiline paik. Siin tuleb umbes 400 treppi. Ilmselt kuulete juba, kuidas ma hingeldan. Millega me tegeleme. Siuke tihe mets ümber ringi, täitsa ilus. Teeks siin mingid elajakke näeb. La voltemos hasta mañana. Ella no quiere que me vaya. Tu sentimiento la engaña. A mí siempre me llama cuando quiere jugar. Cada vez que te toco yo no te puedo calmar. El olor del perfume en tu cuerpo voy a probar. Quiero sentirle gusto, mi tiempo voy a tomar. Ay, la domina, se me pone encima. Hace lo que hace cada vez que anda prendida. Ese culo tiene espacio más que una cabina. Ella no comparte lo que tiene los vecinos. Cuando te saqué a bailar. Después de unos tragos te pones a bellaquear. Súbete a mi carro y lo vamos a un lugar. Hacemos lo que hacemos en la oscuridad. La ventana se me empaña. La voltemos hasta mañana. Ella no quiere que me vaya. Tu sentimiento la engaña. A todo el mundo. Ay, el más rap. Jälle vägevad kaktused siin enne. Polegi ammu näinud neid. See koht siin väidetavalt rajati siis 14. või 15. sajandil umbes. Ja siis üsna pea pärast seda kohe mingid tüübid võtsid üle selle. Ja siis ma nüüd hakkasin mõtlema, et need, kirjas on siin ilusti plakati peal, et sodalased. Aga no eks nad olid lihtsalt oma kartell, et nad lihtsalt võtsid jõuga mingi asja ära ja tegid oma kuritegevust siin kindlasti, aga need ajalukku jäävad kuidagi mingite sodalastena. Ja lihtsalt olid, ma arvan, sellised bandiidid, kes kõike võtsid ja nii, et siin nad siis elasid mingil moel, kes iganes nad olid ja mis iganes asja nad tegid. Vanad varemed Malinalkos üle vaadatud, leiame siit lähedalt ka omale söögikoha. No nii, hakkame sööma. Nii, Svenil on siis 70 peesot maksev burger koos friikatega, see teeb siis 3 eurot ja 30 senti äkki või? Ja
Tarmo ütles just hästi, et kui homme kõht lahti ei ole, siis on väga hästi läinud. Ja mis see maksis sul? See maksis vist äkki 95 peesot. Sa nüüd pärast teed videos seal teed oma, et see maksab nii palju. Mitte midagi, aga no maitse on tõesti näha. Maitse on palju parem kui mingi kiirtoit. Laimi peale natukene, natuke teravad kasted, väiksed tortilljad, frijoles. Tõesti oli hea burger. Väga hea burger on. Väike on natuke intensiivne, aga küll me Eestis näeme seda lund varsti kohe. Ma ei kujuta ette, kuidas me läheme Eestisse tagasi ja me oleme nõus maksma seda hindamist. Me võtsime siis kana ja panime kanged kasted peale ja ei täitsa korralik kõud ja meil läks mingi 6 eurot või 7 eurot. Jah, 6-7 ja... Me õnneks valisime siia varju omal kohal. Aga see aed siin on ka tõesti ilus ja nüüd ootan tšekki. Ja leidsime sellise ukse siit läbi seina. Ja selle söögikoha nimi oli Oasis ja saime ikkagi maru hea hinnaga, maru hästi kõhud täis. Sellise tänavu peal asub siin vaikne tänav. Väike linnakene. Kui meeles on, siis pärast panen Google'is 5 tärniga. Liikunud Meksik. Puhkus Amate Amarillos oli täitsa mõnus. Võtsime rahulikult ja nautisime novembrikuist soojust. Täna on aga see-eest väga varajane äratus, sest plaanid on meil üsna kõrged. Sõidame 100 kilomeetri kaugusele Nevado de Toluca jalamile ning selleks kulub pisut üle 2 tunni. Täna saime ka uue üllatuse osaliseks, kui päikesetõusu ajal näitas auto lausa -3 kraadi külma. Puud ja põllud olid teede kõrval härmas. Uskumatu. Parkisime siia 3600 meetri peale ära ja mõtleme, kuidas me nüüd üles saame. Autoga edasi ei lubatud. Uurin bussivärki või? Võtsime ühe kollektiivo, mis viib meid siia Mäkki nüüd. Ja 50 peesot oli nägu ja see on siis mingi 2,40. Ja poiss on täis pakitud. Ees ka 4 kohta. Bussi üks pahoidne kera. Jõudsime selle pilliga siis siia kohale. Siia ülemisse parklasse. Vaated on juba muhedad. 4000 meetrit. Kuidas on? Tunned ka midagi kõrguse mõttes? Veel ei tunne. Üks näis, ma arvan, et kui kõndib hakkame, siis hakkab tundma. Ma arvan küll, jah. Lõpp oli päris raske. Käed jalad töötavad, aga pea nii õhkralt kumiseb. Siis kui kiiruga keeran, käed nagu sähvatused silme ees. Ma ei tea, pole nii kõrgel kunagi olnud. 3200 meetri peal sai rattamatk tehtud, aga see ei olnud üldse hull.